Head kuulajad ja vaatajad! Eelmisel nädalal oli uudistemeedia peamiselt täidetud hüüatuste ja kommentaaridega ÜRO Julgeolekunõukogu istungil tehtud ettekannetele ja ka Peaassambleel kõlanud teesidele. Sellal, kui meie tähelepanu oli ülekoormatud Poolast leitud petudroonide ja Eesti õhuruumis väidetavalt viibinud Vene hävitajatega, oleks üks meie riiklikku julgeolekut puudutav ülioluline teema kollektiivselt radaripildilt peaaegu kadunud. Nimelt laseb Eesti valitsus riigieelarve 4,5 maksimaalselt lubatud protsendiga miinusesse. Puudu jääb ei rohkem ega vähem kui 2 miljardit ehk 2000 miljonit eurot. Mõelge selle summa mastaabi peale. 2000 miljonit eurot. Seejuures on Eesti riigivõlg viimase 5 aastaga hüppeliselt kasvanud. On suur viga arvata, et tegemist on taas kitsalt raamatupidamisliku küsimusega või ajutist laadi kiiresti ületatava probleemiga, sest meie riigivõla kasvutempo ei ole enam ammu Euroopa Liidu madalamate hulka kuuluv. Pigem näitame liidu üht suurimat kasvu. Meist ettepoole jääb vaid Soome. Lohutasime end aastaid, et tegelikult on üle jõu elamise aega olnud suhteliselt vähe ning võlakoormus võrreldes teistega veel üsna madal. Jah, mingit pidi tõsi. Võlg jõuab tuleval aastal justkui alles 25,9%-ni Eesti sisemajanduse kogutoodangust ehk SKT-st, ent see kasv on jätkuv, piduriteta ja olukorra paranemist lubavaid märke nägemisulatuses ei ole. Aasta tagasi tuli nentida, et meie riigivõlg oli 45% suurem kui aasta eest ning 5 aastaga oli see kasvanud üle 4 korra. Siis oli see 18,7% SKT-st, nüüd, nagu juba öeldud, 25,9%. Ja see on paraku alles algus. Niisiis ainuüksi järgmisel aastal võtab riik iga Eesti inimese kohta, kuulake tähelepanelikult, imikust raugani 1454 eurot laenu. Vähemalt sama palju laenu võtame ka sellele järgneval 3 aastal. Kaitsekulud tervikuna kasvavad 2026. aastal vähemalt 5%-ni SKT-st. Kasv võrreldes käesoleva aastaga 844,5 miljonit eurot. Ülaltoodu tähendab seda, et järgmisel aastal tasume kõigest väikese osa oma kaitse-eelarvest ise, ülejäänu tuleb kõik laenuga. Ja laenuraha kulub kaitsesektorisse veel oi-oi kui palju. Kui näiteks Kaitseministeerium soovib soetada pikama õhutõrjesüsteeme, siis ainuüksi Patriot süsteemi patareid maksavad umbes 1 miljard eurot tükk. Eesti militaar- ja kriitilise tsiviiltaristu kaitsmiseks kuluks neid aga mitmeid ja seegi annaks meile õhukaitse kihistuses vaid ühe komponendi. Nimetatud summadele lisandub ülikallis laskemoon. Kaitseminister Pevkur küll lohutab, et kui oleme 2032. või 2034. aastal NATO väevõime eesmärgid saavutanud, on võimalik kuludes ehk 0,5% SKT-st allapoole tulla. Kas nimetatud väevõime eesmärkide saavutamine tähendab aga, et oleme sõjaks Venemaaga valmis? Mõistagi mitte. Isegi end lootusetult kinni laenates saame miljonilise mikroriigina teha vaid oma väikese osa, meie saatus jääb aga endiselt sõltuma suuremate suvast. Muuseas, selle tõsiasja ütles hiljuti ilmselt kogemata välja ka staarrahandusminister Jürgen Ligi. Tsiteerin. Meil siin ässad löövad rusikaga rindu juba aastakümneid ja ütlevad, kuidas Eesti iseennast kaitseb. Tegelikult meil ei ole mingisugust võimalust 2 suurusjärku suuremate ressurssidega riigiga kahevõitlust pidada. Seega nentis ka Ligi, et kaitsekulutuste tohutus mahus tõstmine ei vii meid mitte kunagi võimekuseni Venemaa vastu sõda pidada, vaid pigem annab lootust, et ehk järgivad teised riigid meie eeskuju ning et sedasi paraneb kollektiivkaitsevõimekus. Seejuures me veel ei tea, missuguste tulemustega lõpeb sõda Ukrainas. Just nagu ei tea me ka seda, kui suure tüki meie kaitse-eelarvest hammustab soetatud ja soetatavate võimekuste ülalpidamine ning jooksev moderniseerimine tulevikus. Oleme külapoisina endale laenuraha eest ostmas kallist luksusautot, soovimata teadvustada, et see elu suurim ühekordne väljaminek on tegelikult sõiduki elukaarel ettenähtavate kulutuste kõige väiksem osa. Meil tuleb arvestada tõenäolise väljavaatega, et alla 5% SKT-st meie iga-aastased kaitsekulutused enam ettenähtavas tulevikus ei langegi, pigem vastupidi. Lisaks sellele, et kasvavate kaitsekulutuste kõrval jätkuvad massiivsed investeeringud ehk rahakülv täiesti perspektiivitusse Rail Balticu megaprojekti, just samuti perspektiivitusse taastuvenergia võimekuse kasvatamisse ja nii-öelda kliimameetmetesse, neelavad aina suurem osa kasvavast võlakoormast jooksev kulud.
Eesti riigieelarve on jätkuvalt ja ilma positiivse väljavaateta defitsiidis, meie maksukoormus kasvab ja jõuliselt kasvab ka riigi poolt laenatava raha maht. Enam kui aasta tagasi hoiatas Eesti Pank, et püsiv eelarve puudujääk ja kiiresti kasvav riigivõlg tekitavad Eestile mitmeid probleeme ning üha kasvavad intressimaksed võtavad igal aastal ära tohutu summa raha, millega riik saaks teha muid vajalikke kulutusi. Juba siis tuli umbes iga 8. kulutatud euro katta uue laenurahaga. Peaminister Michal küll lubas, et valitsus vähendab puudujääki aastaks 2029 tunduvalt ehk 3,6% SKT-st, kuid faktid ja prognoosid sellist ambitsiooni tegelikult ei toeta. Olukord on tõesti enam kui hull, sest kui tänavu maksab Eesti riik riigivõla intresse umbes 184 miljonit eurot, niigi kolossaalne summa, siis eelkirjeldatud trendi jätkudes ulatuvad intressimaksed 4 aasta pärast umbes 500 miljoni euroni aastas. See tähendab 0,5 miljardini. Piltlikult tähendab see, et pelgalt võlaintresside maksmiseks kulutab riik kogu alkoholiaktsiisi, kogu elektriaktsiisi ja kogu hasartmängumaksuga kokku rehitsetud raha. Seda, et rahanduslikult on puudujääk tohutult suur ja sügavast august väljatulemine saab olema päris karm, on möönud isegi vaeseks vingumisest hoiduv staarrahandusminister Jürgen Ligi. Väljatulemine on muidugi puht hüpoteetiline, sest kust peaks meile saabuma täislastis rahalaev, pole kellelgi aimugi. Samas, aina kasvava võlakoormusega oleme üha kehvemini valmis võimalikeks kriisideks, kuna tõelise hädaolukorra saabudes ei pruugi me enam vähegi mõistlikel tingimustel vajalikku laenu saada. Ligi juhitav Rahandusministeerium on tunnistanud, et võlakoormuse kasvades langeb riigi reiting ning kasvab võla hind. Reaalsus, või kui kasutada koroona ajal kasutusele läinud väljendit uus normaalsus, hakkab vaikse valuga laiemalt kohale jõudma. Ühe hiljutise näitena oli eriti valus kuulda ERSO peadirigendi Olari Eltsi kontsertjärgset pöördumist publikule, sponsoritele ja kultuuriministeeriumile, mille sisuks rahvusorkestri suutmatus tulla toime tänaste palganumbritega. Orkestrandid juba lahkuvad. Kui veel 3 aastat tagasi volberdasid ERSO ja Eesti Filharmoonia kammerkoor täie raha eest ning teiste seas mängiti isegi Mussorgskit, siis tänaseks on meeleolu sootuks teine. Pohmell on kohale jõudnud, selle põhjuste analüüs aga veel nähtavalt käivitunud ei ole. Ka Tartu Vanemuise muusikajuht Risto Joost peab alandavaks, et teatri, ooperikoori ja orkestri muusikutele makstakse kultuuritöötaja miinimumpalka. Joost ei mõista, et kuidas on võimalik, et valitsuses ja mõjukates ringkondades saavad kõik aru, et meie keel ja kultuur on kõige tähtsamad, aga välja me seda ei näita. Et meile on muud asjad tähtsamad. Ometi on Joost teinud kõik nii, kuis kästud, kiitnud valitsust ja mõjukaid ringkondi ning repertuaaris vene muusikat põhimõtteliselt ei esitata. Siiski väikeste eranditega, sest ilma Pähklipureja ja Luikade Järveta läheks teater pankrotti. Ka Joost pihib, et tal tegelikult ei ole midagi vene muusika vastu. Absoluutne keeld poleks tema arvates õige. Aga siiski, kui Venemaa ei tunne lugupidamist meie inimeste ja kultuuri vastu, siis me ei peaks ka vene kultuuri võimendama. Nii et tehtud on kõik justkui õigesti, käitutud nii, kui ülevalt tulnud ettekirjutused nõuavad, aga raha ikka ei ole. Ja pole ka näha, et tuleks. Aga ehk peaks hoopis küsima, kust saakski see raha tulla? Kui tuleva aasta riigieelarve tulud on 18,6 miljardit ja riigieelarve miinus 2,3 miljardit eurot ning prognoositud see trend jätkub, olema liikumas hoopis sõltlasriigi positsiooni suunas. Sündide arv on teatavasti Eestis langenud 100 aasta madalaimale tasemele. Iga uus põlvkond on eelmisest väiksem ja sündimus on juba peaaegu 2 korda madalam kui rahvastiku taseme säilimiseks vajalik. Lisaks negatiivsele iibele murendab meie ühiskonda usalduskriis ja inimestes süveneb kõrvalejäetuse tunne. Koroona ajal andis muidugi riigivõim ise selleks väga jõulise tõuke ning riiklik abielu rüvetamine ja maksutõusud on protsessile vaid hoogu juurde lisanud. Olen oma mitmetes varasemates kommentaarides viidanud kevadel avaldatud Riigikantselei avaliku arvamuse seireuuringule, milles esitatud küsimusele, kas tunnete, et kuulute Eesti ühiskonda, vastas eestlastest täiesti nõus vaid 51%. Rõhutan, eestlastest. 2,5 aastat tagasi oli see number 79. Midagi on meie ühiskonnas katki tehtud. Midagi olulist. Ei ole nii, nagu hiljuti hurjutavalt kirjutas Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja Erik Moora
et Eesti inimesed ei vaesu, ebavõrdsus ei kasva ja keskklass ei hääbu. Need ei ole mitte kurjad konstandid ja nurjatud narratiivid, millest meil Moora arvates tuleb lahti saada, vaid kuivad ja kurvad faktid. Faktid, mis põhinevad nii numbritel kui ka laiemal tunnetusel. Moora aga kas esindab käigult koostatud ja läbimõtlematud Stratkomi jutupunkte või kannatab tõsise kognitiivse nihke all. Riigieelarve lastakse peamiselt riigikaitsekulutuste hüppelise tõstmise ettekäändel maksimaalsesse lubatud defitsiiti. Aga veel ei aktualiseeru täie selguse ja teravusega küsimus, keda me järgnevateks pikkadeks aastakümneteks võetava hiiglasliku võlakoormaga ülepea kaitsma hakkame. Ja tuletame siinkohal ka veel kord meelde, mida kinnitas Reformierakond eelarvepoliitika, täpsemalt riigivõla suurendamise või vähendamise kohta enne Riigikogu valimisi rahvalt mandaati taotledes ja ka pärast valimisi valitsust moodustades. Valimisprogrammi üks kandvamaid punkte oli lubadus viia riigi tulud ja kulud tasakaalu. Jah, kuulsite õigesti. Niisamuti lubati hoida Eesti riigivõlg võimalikult madalal, et mitte jätta tänaseid soove tulevaste põlvede kohustuseks. Lubati kodanikke ja majandust võimalikult vähe koormavat maksusüsteemi ning rohkem raha kätte. Ka koalitsioonileppes võeti eesmärgiks riigieelarve tasakaalu poole liikumine ja kinnitati vajadus tagada riigi rahanduse jätkusuutlikkus. Reaalselt on tegutsetud risti vastupidiselt. Riigieelarvet pole tasakaalu viidud ega isegi selle poole liigutud. Vastupidi, riigieelarve lastakse sedavõrd sügavasse miinusesse, mida ei ole mitte kunagi varem Eestis nähtud. Ja mitte 9 aastaks, vaid plaanide kohaselt koguks ettenähtavaks tulevikuks. Ehk taas nähtub mis? Nähtub see, kuidas avalikkusel on lihtsalt külmalt ja häbitult valetatud. Aga mis te arvate, äkki on asi hoopis muus? Ehk peaksime hoopis küsima, kas võib olla, et valitsuse selline majandus-, kaitse- ja rahanduspoliitika ei ole mitte ebakompetentsuse tagajärg, vaid hoopis taotluslik. Sest olgem ausad, ilmselt suudab eestlane veel oluliselt rohkem maksta. Ja kui enam ei suuda, saab kui mitte kogunenud võla kustutamiseks, siis vähemalt laenuintresside leevenduseks loovutada õigused oma maavaradele ja teistele veel alles olevatele looduslikele ressurssidele. Sealhulgas aina enam hinda minevale põhjaveele. Mina pean küll ütlema, et mulle ei tundu need küsimused sugugi retoorilisena. Ilmselgelt ei suuda Reformierakonna poolt lükatav laenuralli riigi olukorda ja väljavaateid sugugi parandada, sest vastupidise tõestuseks ei ole esitatud ainsatki usaldust tekitavat visiooni. Veel vähem oleme näinud konkreetset plaani. Tegu on sisuliselt progresseeruva tarbimislaenuga, mille ühele mustale augule osutas Riigikontroll oma Kaitseministeeriumi valitsemisala auditis. Pean taas kordama oma varasemat seisukohta, et kindlasti ei tohiks käesolevas olukorras kõne allagi tulla kaitsekulutuste jätkuv ja hüppeline tõstmine. Mitte enne, kui rahakasutus Kaitseministeeriumi haldusalas on korda tehtud. Mida aga näeme reaalselt? Paari kuu eest, kes käimasolevat auditit, kinnitati Kaitseministeeriumi valitsemisala uus arengukava, millega plaanitakse riigikaitse võimearendused järgmiseks 4 aastaks üle 10 miljardi euro väärtuses. Samas on riigikontrolör Janar Holm nentinud, et ajal, mil raha hulk kaitsevaldkonnas hüppeliselt suureneb, ei tule Kaitseministeerium tegelikult toime selle raha kaitsevõimeks muutmisega. Veelgi enam, Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi valitsemisalale üsna üheselt hävitava hinnangu, öeldes, et meeletu rahatulv on seal põhjustanud süsteemse šoki. Pole ka ime, sest Eesti kaitseeelarve on 5 aastaga kasvanud 645 miljonilt eurolt 1,7 miljardi euroni. Juba ainuüksi meile praegu teadaolevate faktide valguses tuleks arengukava külmutada ja kriitilise pilguga üle vaadata. Paraku ei ole ma nii naiivne, et seda loota Reformierakonna juhitava koalitsiooni valitsemise ajal. Pigem vastupidi, panuseid hoopis tõstetakse veelgi. Ka Saksamaa välisminister Johann Wadephul manitses, et Euroopa peab ükskord täiskasvanuks saama ja suurendama oma abi Ukrainale. Wadephuli sõnul peame me ühtlasi ka suveräänsemaks saama. Milline iroonia, kas pole? Ukrainas 10 aastat varisõda pidanud USA nõuab nüüd president Trumpi poolt jõuga peale surutud diilide kaudu, et Euroopa võtaks sõjas enda kanda senisest palju suurema osa, kandva osa. Ja mingil määral ongi see juba juhtunud.
Ehk siis täiskasvanuks saada ihkavad NATO Euroopa liikmed käituvad täiesti suveräänselt neile USA poolt ette kirjutatud majanduspoliitika diktaadi kohaselt. Lammutavad oma majandused, seavad end ainusõltuvusse USA energiakandjatest, rikuvad pikaaegseid majandussuhteid strateegiliste partneritega, tõstavad siseriiklikke makse, suurendavad hüppeliselt kaitsekulutusi ja tarnivad Ukrainale USA relvi nii-öelda NATO riikide raha eest. Ei saa välistada, et sellise nägemuse esitamise eest võidakse mind taas süüdistada Venemaa narratiivide levitamises. Pigem on see isegi ettenähtav. Mis seal ikka? Aga vaba mõtlemise praktiseerimist ei tohiks me siiski karta. Vabal mõttel rajanev vaba sõna on ainumõeldav lähtepunkt. Hakates pelgama meie oma riigis, meie oma valitsust, muutume ise osaliseks totalitaarse süsteemi kujundamisest. Määrame, nagu öeldud, end vabatahtlikult vangideks süsteemis, mis meie endi raha eest müüb meile üha uusi ahelaid ja ülbelt näkku irvitades nimetab seda vabaduseks ja turvalisuseks. Seda me lihtsalt ei tohi lubada juhtuda. Ega lubagi. Ehk kui see kõik peaks siiski sündima, siis vähemalt mitte meie läbi ja meie kaasabil. Kusjuures isikliku väärikuse seisukohast ei oleks see sugugi väike saavutus. Tänaseks aga tänan teid kõiki kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektil omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarvilikku info leiate nagu ikka minu kodulehelt aadressiga varrovoogleit.ee. Jääme kuulmiseni!